Tallinnas juba. Tõesti, see on nüüd, mis sa arvad? Ikka nagu normaalne elu olema peab. No ennem oli siin, mis siin ennem oli, mingid vajakad sildid ja mingite tobedate varese jalgadega. No nüüd vaatad korralik reklaam, eks ole, korralik firma. Astuva siia poole. Ja. Kes on kohale jõudnud, need on kohale jõudnud ja kes tulevad hiljem, need tulevad hiljem. Ja mul on tõesti hea meel, et te olete kõik tulnud siia meie uute ruumide avamisele. Ja selle kohta võib öelda nüüd nii, et Taigi elus on jälle üks etapp läbi saanud. Oleme kolinud jälle suurematesse ja parematesse ruumidesse ja tavaliselt avamisel peaks nagu tänama kedagi ja ma ise mõtlesin niimoodi, et see elu Taigis läheb sellise 3 jõu koostööna, et ühelt poolt on siis meie tarnijad ja teiselt poolt on siis kliendid ja kes on nende vahel, on siis meie endi töötajad. Nii et siin on nii tarnijaid, nii kliente kui ka meie oma töötajad. Ja kõiki neid ma tahaks tänada ja ma arvan, et pikka kõnet ei olegi siin hea pidada, et võib-olla paluks seda lindiks, teda nüüd nimetada ei saa, ta on meie selline spetsiifiline lindi moodi asi, mida me iga päev kasutame, et paluks seda siis läbi lõikama maavanema ja linnapea. Aga veel palume Andrest, et tema meid abistaks siin selle asja juures, et nii keerulisi töövahendeid, võib-olla me ütleme hoopis näppu, mis siis saab. Näed, siia vahel ka. Parandus läheme. See viimane. Esimesed astus. Võtad just mitu rikku. Võta seda siis. Ei, võta käemaks. Kuskil kukuks. Siin tuleb meile jätta. Siin oleks susimine. Nii, tuli päris hästi vahvalt läbi. Nii, kõigepealt omavahel palju õnne. Nii. Sai hästi avatud. Siis palju õnne. Kõige talmidega. Aitäh. Ja Andres, sulle ka palju õnne. Aitäh. Palume siis kõiki sissepoole. Seal, kes soovib midagi ütelda, siis võib-olla sees on seda mugavam, äkki hakkab pihmas olema. Nii, palume sissepoole. Sildid, mis oli veel varesjalgadega kirjutatud ja veel valesti ka. Ma julgen seda öelda, sest mitu korda vaatasin ja oma ette naersin, et ei saanudki aru, kas seda kirjutasid eestlased või venelased. Aga no see ei ole oluline, vaid oluline on see, et tundmatuseni on selle välisfassaad muutunud nii Paide kui teiste inimeste jaoks, sest nüüd on korralik reklaam,
on korralik välimus, mida ma usun, et paljud ka meie külalised, kes Paide linnas siin või Järvamaal käivad, ka kohe korra pealt märkavad, rääkimata sellest, milline on sisu ja rääkimata sellest, milline on täna Taigi ettevõtte töö. Nii et tegelikult on see kõik niivõrd tunda ja näha, et võib-olla läheb väga suureks liialduseks, kui ma nüüd hakkan suurt spetsialisti mängima ja rääkima, et arvutid ja televiisorid ja kõik see on väga tähtis. Aga ma tahaksin ühte küll öelda selle asja juures, et Paides sünnib päris mitmesuguseid ettevõtteid ja Paides ka sureb päris mitmesuguseid ettevõtteid, nii nagu ettevõtmistele on sageli osaks saab. Aga kui ma nüüd kõrvalt olen jälginud Taigi, kui tohib öelda nii, Taigi rahva tegutsemist, siis mulle tundub, et ühest asjast nad on küll aru saanud, et kõigepealt on tehtud endale ettevõttele strateegia selgeks, siis teiseks on nad vahva rahvatööle vaatanud, vähemalt oma ala väga hästi tundvad spetsialistid. Kolmandaks, nad löövad ka linna ja maakonna elus kaasa, kui vaadata ja tuletada meelde sellele, kuidas oli see Järvakese või see minimessikene, või messikene, mis tegelikult võib edaspidi kasvada väga kenaks koostööks erinevate ettevõtjate ja ka ettevõtluskeskuse vahel selliseks messiks, mis ka tervikuna nii Paide linna kui Järvamaad tutvustab. Ja mis kõige tähtsam, te saate kenasti omavahel läbi ja te saate läbi ka paljude teiste inimestega, kes teiega suhtleb ja mulle tundub, et see tarkus, et te oskate suhelda, on teile toonud ka edu. Nii et palju õnne tänasel päeval ja meie siin Ants Leppoga, kes, ütleme, Ants on teiega rohkem kontaktis kui mina. Ja me täna hommikul arutasime Antsuga, et kuidas võiks nagu siis meie kingitus üle näha või välja näha, siis me kõigepealt mõtlesime, et las ta siis kujutab seda kaarti, mis kujutab vana Järvamaad, las ta tähendab seda, et haarake kõigepealt Järvamaa turg enda kätte ja küllap siis on võimalik haarata turgu ka natukene laiemalt ja edu ja õnne teile meie maavalitsuse pere poolt. Linnapeal on mul hea meel, et sellel kuulutati Taig just võitjaks osutus ja oli tollal kahtlusi ja kõhklusi, kas on ikka hea ja kas on ikka õige. Siis ma arvan, et kui me seda, mis me täna siin näeme ja seda veel mõtleme, mis me siin õues varsti nägema hakkame, mis me seal maja taga näeme, siis me võime julgelt öelda, et on õige valik tehtud. Ja ma usun, et ka sellel firmal läheb hästi. Juba kas või nende samadel põhjustel, mida juba ka härra Maavanem ära mainis, et kollektiiv on noor ja ühtne ja juhtidel jagub jaksu mitte ainult firma jaoks, jagub jaksu Järvamaa ettevõtjate seltsi jaoks, jagub jaksu noorte kommertskoja jaoks ja jagub jaksu veel ka Vallitorni jaoks. Siis kõik see kokku panna, ma usun, et nendest ruumidest siin, see ei ole ainult mitte kauplus, vaid siia saavad ka sellised võimalused olema, mis meelitavad noori, kes tahavad kasutada arvuti erinevaid võimalusi, et ka need tingimused, need võimalused saavad siin olema ja et ta saab ka selliseks suhtlemiskohaks, kooskäimise kohaks, kus ei pea mitte lihtsalt ostma tulema. Ja selleks, et te äri ikka hästi läheks ja te nüüd mõnes mõttes võib öelda sammukese keskväljakult kaugemale astusite, kuid võib-olla kesklinn astub sammukese varsti teile järele või neid arenguteid vaadata, kuidas need arengud, ehitused ja mõtted liiguvad. Siis meil on olemas selline, ma julgeks öelda, traditsiooniline pilt, mis sisaldab Paide linna vaateid. Ja ma usun ja loodan, et see siin poes ka endale kohale jääb. Ja
vahepeal turuvallutuse ikka plaane pidades juba, kui need hooned kõik siin pildi peal on arvuteid ja arvutivõrke täis, et siis peale Järvamaa täis tegemist arvutitega ja võrkudega jõuame ka Raplasse ja räägime võib-olla juba üldse sellest regioonist tervikuna, nii et palju edu kõike selleks. Tänan. Vabandust, mul on väga raske. Palju õnne nii ilusa kaupluse avamise puhul. Kõige paremat, ma usun, et sinu töökal kollektiivil olid väga palavad päevad nüüd juunikuus. Ja seoses sellega ma loodan, et see kulub teile marjaks ära. Vau! Maavalitsuse arendusosakonna poolt on mul hea meel, et Paide linn ja kogu maakond areneb õiges suunas, sest kui üks arvuti ja sellise kaubaga kauplev ettevõte areneb ja praktiliselt nii tsükliga 2 aasta järel vahetab endale nagu suuremaid ruume, see näitab seda, et ikkagi business edeneb hästi, et arvuteid, tarkvara ja mida iganes kõiki kontoriseadmeid ostetakse. See näitab, et meie maakond on innovaatiliselt õiget teed minemas. Ma soovin teile palju jõudu ja jaksu ja seda, et klientide vajadused kasvaksid kiiremini, kui teie suudate neid rahuldada ja et võib-olla 2-3 aasta pärast me võiksime olla juba veel suurema kaubamaja avamise juures. Nii et palju jõudu ja jaksu teile ning annan üle Järvamaa 96. aasta raamatu. Palju õnne! Aitäh! Tervitan Järvamaa ettevõtluskeskuse nimel seda uhket ja ilusat poodi, seda uhket ja ilusat kollektiivi, nende juhte ja ka külalisi, potentsiaalseid kliente, kes me kindlasti kõik oleme. Ettevõtluskeskuse jaoks on Taig olnud rohkem kui klient, te olete olnud meie tööpartnerid alates avamisest, olete te pannud õla alla ja selle üle on suur rõõm. Nad räägivad siin kõik teie arengust ja laienemisest. Mina olin tunnistajaks, kui käisid eeltööd ja te avasite oma filiaali Raplas. Loodame, et te siis väga kaugele ära ei lähe, et keskus jääb ikka siia alles. Edu teile! Aitäh! Kallid sõbrad, head Taigi kollektiiv. Ma Jäneda õppe- ja nõuandekeskuse kollektiivi poolt tahaks teid õnnitleda selle ilusa kaupluse avamise puhul. Aga vaatamata sellele, et mulle see kauplus väga meeldib, ma arvan, et teie väärtus mitte üks põrm meie silmis selle läbi ei tõusnud. Te olite meie silmis niigi palju väärt. Meie töö ilma teieta on ka senini olnud praktiliselt võimatu ja tahaks eelkõige tänada teid selle eest, mis te olete Jäneda õppe- ja nõuandekeskuse arenguks ära teinud. Ja loomulikult tunneme me teiega koos rõõmu selle eelkõige teie rõõmu pärast, mis nüüd selle poe näol siin avatud sai. Ja mõtlesime ise, et mida peaks teile sellist selle päeva puhul kinkima, mis midagi sümboliseeriks. Ja näete, siin on nüüd siis see lillekimp, mille sees on nagu mingi luud. Öeldi, et see pidi püsti seisev luud pidi sümboliseerima palju raha. Nii et ma loodan, et see pood teile toob majja ka nüüd hästi-hästi palju raha. Ja kahjuks on meil küll pakis siin ka kingitus. Õnneks ma näen, et seda, mis siin sees on siin majas, näha ei ole. Nimelt see on traditsiooniline kell uue ruumi avamise puhul. Soovin teile jätkuvalt palju edu ja kahtlematult ka head koostööd edasi.
No nii, me oleme Paide piimakombinaadist üks suuremaid kliente, arvatavasti Taigile tahaks siis õnnitleda suure saavutuse puhul, millega te hakkama olete saanud ja ehk läheb siin see koostöö tihedamaks. Palju õnne! Ja paistab, et Andresel on see äri tegemine juba maast madalast omane. Minu mäletamist mööda me esimese äri tegime kuskil üks 30 või 35 aastat tagasi. Mina andsin talle lastekäru mingid rattad ja tema mulle puust autod ja pihlaka püssi. Nii et jõudu ja jaksu sulle edaspidiseks veel. Teist sama palju. Aitüma. Tere! Ka teistele Taigi peredele. Eesti kindlustusel on hea meel, et ka teil on sama head ruumid kui meil. Ja kuna me oleme olnud koostööpartnerid pikemat aega ja küll viletsamates ruumides, kus te enne olite, siis ma tahaksin ainult loota, et ei muutuks uhkeks ja meid selga ei pööraks meile. Ja mida enamat ma siis saaksingi soovida, kui teil edu ja raha, sest kui ma sooviksin, et endal läheb hästi, siis ma tahaksin, et kõigil läheb hästi. Ja just edu ja raha ma teile täna soovin. Lugupeetud Taigi kollektiiv, Tallinna Paberibörsi poolt soovime teile samuti palju edu selle uue kaupluse ruumide avamise puhul ja loodame ka edaspidise viljaka koostöö. Teame. Palju edu teile. Edu. Mundari poolt soovin teile kõigile, et teil läheks hästi. Läheb hästi, siis ei ole nagu palju vaja mõelda. Ilmselt viimased ajad siin kaupluse sisustamisega seoses ei ole teil olnudki vajadust ja aega mõelda. Aga vahel jookseb mõte kinni. Seda juhtub. Siis tehke siis tass teed või kohvi ja kastke seda puukest siin peal. See aitab. Andresele soovida edaspidist edu, seepärast, et tema on tõesti Järvamaal see ettevõtja, kes alustas nullist ja on tõesti märkimisväärseid tulemusi saavutanud. Suur tänu. Lille me andsime hetk tagasi ukse taga, see võeti õigemini käest ära. Andres ütles, et anna siia. Aga kui me siin kaalusime mõni päev tagasi neid plaane ja kui oli vaja kutsed laiali toimetada, siis tuli Eesti Post muidugi appi. Ja me küsisime otse välja, et mida sellele Taigile vaja on. Ja tunnistati ausalt üles, et seinad on paljad, kuigi ma näen, et siin on pinda vähe ja sellepärast sai valitud väike pilt ka. Aga see on arenev Taig. Kui te panete pärast tähele, siis te näete, et see on tõesti nii arenev Taig. Andres. Ei oskagi midagi rääkida. Mul on kaasas üks selline abivahend. Loodan, et ka teie tehnikal on mõni mutter, mis saab selle kriini keerata või lahti. Aga seda saab kasutada ka kas või nõupidamisel, kui lärm läheb liiga suureks. Palju õnne. Edu. Ma annan formaalne kätte. Nii.
hea meelega õnnitleksin Kumaraadio seltskonna poolt siis meie ühte suurimat koostööpartnerit Taigi ja siin on nii palju häid sõnu öeldud ja nii palju teid üles kiidetud, et ma keeraksin väikese vingerpussi ja ma räägiksin teie ärisaladuse välja. Ja vist ei olegi see väga suur saladus. Mulle tundub, et edasi lähevad asjad siis, kui asju välja mõelda peaga ja siis pärast seda need ka kätega teoks teha. Olgu teil jõudu seda ka edaspidi jätkata. Mina annaksin üle lilled ja õnnitlused Riigiarvutuskeskuse Estlexi osakonna poolt ja loodan, et meie senine suurepärane koostöö jätkub. Tahtsamad kõigepealt, no nii, meie poolt siis väiksed õnnitlused eelkõige Eesti mobiiltelefoni ning Esmofoni poolt. Meeldiv on näha, et Paides sellises Eesti keskpunktis on olemas nüüd selline kena ning soliidne salong, kus oleks ka EMT nii praegustel kui ka potentsiaalsetel ning tulevastel klientidel käia, osta muud kaupa ning sealhulgas ka sõlmida Eesti mobiiltelefoni liitumislepinguid. Täna on siin päris palju lilli kingitud ning selleks puhuks ka meie poolt üks väikene vaas ja lill ka ning kui on vaas, siis on lootus ka, et edaspidi lilli kingitakse. Mina tahtsin omalt poolt lisada kõigepealt tervitused Eesti Vabariigi presidendilt, lubage edastada siis veel peaministrit ja loomulikult Esmofonilt ja öelda teile kõigile suur aitäh, et te olete meiega. Me tahaks, et te meiega veel edaspidi oleks ja et juhtuks nii, nagu on juhtunud, et kõik need firmad, kes endale uhke maja ehitavad, lähevad lõpuks laiali. Ma leian, et see on üks samm Taigis tänases aastas 97 ja ma usun, et siin kõrval on veel arenemisruumi teil kõvasti, nii et ma usun, et teil läheb veelgi paremini ja selles mõttes, et kui juba siin piltidest korra juttu oli, siis me teeme just meelega suure pildi. Et juht ja õpetaja oleks alati seina peal näha ja tuletaks meelde, et siin töötavad õiged ja mõnusad inimesed. Palju õnne. Ma esindan Reima Reinfordi ja olen Andrese ja Taigiga mitu aastat koostööd teinud ja metallid ja riiulid, kus nüüd püsivad Reinfordi poolt teile tehtud. Suur edu teile ja palju edu tulevikuks. Kõik see mööbel on unikaalne. Eestis on see ainult Taigi jaoks projekteeritud spetsiaalselt, nii et kui me läheme, siis see stiil jätkub ka mujal. Palju patent maksab? Patent maksab. Nii, kui rohkem nagu kõneleja soovijaid ei ole, siis ma arvan, et me võiksime nende sampuse klaaside kallale asuda. Nii et olge lahke. Kõike mahus ja korraga kui sulle. Albrecht, teie terviseks. Teie jätab mees on mitte midagi. Palju edu. Mis jutt see on? Mida nii kõike tagaruumi seisab?
vasakule poole siis raamatupidamise juhtkonna ruumid, et nendes ruumides võite täiesti vabalt siin ringi liikuda, mõne koha peal on seina peal ka pilte eilistest aegadest ja praegustest aegadest, nii et vaadake ringi ja meie Taigi töötajad on lahkesti nõus teile igasugust selgitust jagama ja teid juhatama nendes ruumides. No siin on see tähendab ette mis ma olin. Kui siia löögile pääseb. See oli siis see kauplus. Andres seal praegu kommenteerib. See on ju hea ärimeetme uks, see tähendab, on küll sealt välja. See on tava, muidugi tava. Muidugi tava. Siis ta on hästi.
kuule, ma omakorda postitasin ja me saime nüüd praegu lepingu tehtud ettemaksu arvelt hakkame saama 500 000. Teist saab teha, palju ei saa teha, teist saab teha. Absoluutselt saab teha. aga Alar ei rääkinud mulle kellaaja. Minul ka ei rääkinud, tähendab tegelikult siis ta mulle midagi üldse võiks kell 4. Mina olen kell 4 väärinud, aga nüüd, kui sa saad Alari kätte, lepime oma vahel.